Tere kõigile, Palle autoringlusest siin ja täna tuleb taas kord veidi teistsugune video, kus ma räägin lahti 4 erinevat skämmi, mis minuga tehtud on autosektoris. Ja ma tunnistan, et ma olen võtnud korduvalt siukseid teadlikke riske ja teatud olukordades ma olen seda 50-50 ette arvanud, et see asi võibki olla skämm. Aga sellest hoolimata ma räägin kõik need lahti. Ja lähme kohe asja juurde. Minu esimene skämm või siis pettus, mille ohvriks ma langesin, oli umbes aastal 2019-2020, kuskil seal kandis. Ja see oli Paides ja selle BMW müüja oli naisterahvas, umbes 30-ndates, ma arvan, äkki. Ja ta müüs seda autot enda kodus. Lapsed olid ka seal, midagi toimetasid. Väga turvaline nii-öelda taustinfo, eks ole. Ja tegu oli siis BMW E46-ga, 3.0 diisel 150 kilovatti. Ja auto oli müügis sellel hetkel 1000 euroga. Ja ta tunnistas, et tal on Mogo laenujääk on vaja ära maksta. Autol oli ülevaatus läbi. Mingisugused vead, suvereffid oli tal talveli ja autost vaja vabaneda. Ja laenujääk ütles, et on 600 eurot millegagi ja tema seda autot rohkem kasutada ei plaani. Ja siis kõik loogiline. See oli üks nendest kordadest, kus ma olin üksinda, ma ei saanud autot kohe ära viia. Vaatasin üle, ütlesin, et hea küll, teeme ära. Maksin ära, läksin minema. Loomulikult loogiline klausel, ta peab selle jäägi ära maksma, autot ei saa muidu vabastada nii-öelda pandist, tal oli registerpant, eks ole, kõik nagu klapib. Aga ei klappinud ikkagi. Tegelikult oli niimoodi, et ta seda autot reaalselt välja selle raha eest kindlasti ei ostnud. Lisaks müüs ta seda autot veel 2 inimesele sama klausliga paari päeva jooksul. Ja ühele andis ta autoga kaasa, see auto jõudis Tallinnasse Lasnamäele kuhugi. Ja üks hetk ma sain selle teada ja siis ma ütlesin talle, et nüüd on siuke lugu, et ma tean ja hästi kiiresti klaarime need asjad ära. Ja klaariski ära, 31. detsember oli klaarimispäev meil, ma mäletan. Ja kas äkki koha peal käisin isegi, kui ma õigesti mäletan. Ühesõnaga, ta klaaris selle ära, selles mõttes, et oli skämm, aga nõudeid mul täna tema vastu enam ei ole. Aga ma arvan, et need ülejäänud 2 poolt ei pruukinud saada kätte oma osa. Ehk siis õppetund. Registerpant sellise asja, kui ma uuesti sama autoga peaks tegema, ma lepiks taga korduv kohtumise kokku näiteks Mogo kontoris, kus me ühiselt tasume selle ära ja koheselt Mogo algatab omaniku vahetuse mulle. Lähme edasi, skämm number 2. Siin on tegu päris huvitava skeemiga Eestis siis. Sellest on möödas, ma tahaksin pakkuda 4 aastat. Ja see oli üks väga soliidne härrasmees, ma arvan vanuses umbes 60, sinna kanti kuhugi, kes esitles ennast, näitas mulle ka oma dokumenti. Ja tema kontakteerus minuga ise, helistas mulle, ütles, et tervist, kas autoringlus kuuleb, et mul on üks auto pakkuda. Audi A8, ma ütlesin, et ma eriti huvitatud ei ole, ma ei taha luksusautosid. Aga äkki ikka vaatad üle, et eks mul see hinnasoov on ka suht tagasihoidlik, ta küsis vist 2500 eurot või midagi sellist. Ja siis ühesõnaga, ma ütlesin hea küll, ta tuli mulle koju ukse ette. Me sõitsime koos ringi, ma vaatasin auto üle, suhteliselt mõistlikus korras oli, suuri vigu ei olnud. Ja ta terve aja rääkis mulle, et nojah, et pojale sai ostetud ja poja nimel, kirjeldas veel mulle oma poega, ütles mulle oma poja nime, ütles millega ta tegeleb, rääkis oma pojast. Ja dokumentides tõepoolest see sama nimi oli. Ma mingi hetk temale isegi ma ei öelnud, aga ma vilksamisi nägin. Ja ta ütles, et ta tegelikult varsti ära minema, et ma ütlesin, et et mul tegelikult nagu laias laastus sobib, aga et kuidas vormistamisega. Ta ütles, et vormistamisega, et päeva jooksul peaks jonksu saama, et poiss praegu, viimased 2 tundi ta ei ole taga
kontakti saanud või mis iganes tund, mis ta ütles mulle. Aga et ta annab kohe info edasi mu isikukoodiga ja päeva jooksul saab kindlalt tehtud ja siis pakkus ise välja, et tead, teeme nagu veits ausamalt, et nagu ära kõike ära maksa, et viska mingi 1000 eurot praegu ja pärast ma saadan sulle kontonumbrid ja ülejäägi. Davai, hea küll siis, inimene, mul kodus turvakaamerat seisis seal ees ja nagu okei. Ja siis ta sõitis minema ja mul oli nagu veits kõhklus sees ikkagi, et nagu midagi on nagu imelikku ja auto oli minu käes, võtmed olid minu käes, dokumendid olid minu käes, tema käes oli 1000 eurot. 1500 tahtis veel vist siis saada hiljem. Ja ma vaatasin, et ma kirjutan sellele kutile, et ta nimi oli ju dokumentides ja kirjutasin talle Messengeri otse, et kohtusin su isaga, et sa võid selle omaniku vahetuse teha siis pärast siia isikukoodile. Ja siis ta oli nagu mingi, what? Mis omaniku vahetus, kellega kohtusid umbes? Ma ütlesin su isaga. Ei, kindlasti mitte. Et oota, mis auto? Ma ütlesin A8 minu käes, eks ju. A8 on sinu käes või? Ahah. Ja siis selgus, et see sama soliidne härrasmees, kes muide sõitis peaaegu tutika X7-ga ise ja oli ülikonnas, kui ma õigesti mäletan, või vähemalt triiksärk või T-särk ja pintsaga, nagu viisakalt oli riides. Ja ta oli sama päeva hommikul läinud kuulutuse peale seda autot vaatama ja teinud nagu palve siis müüjale, et ta on väga huvitatud ja öelnud, et pojal on vaja, et tal on, aga see on Audi ja ta absoluutselt ei usalda seda nii-öelda diisel Audit, et ta, kui vähegi sobib, kas me saaks siukse diili, et anna 24 tunniks, et ma sõidan taga õhtul, ma saan talle hommikul külmkäivitust teha ja et ma jätan sulle nii-öelda 500 euri panti ka, et nagu mul ei ole halvad kavatsused, vaata. Ühesõnaga, ta andis 500 eurot. Sai auto enda valdusesse. Minult sai 1000 eurot, tõenäoliselt tal olid plaan B ja C ka olemas. Ja voila, 500 euri nagu maast leitud. Ja ainus nõrk koht nii-öelda oli see, et ma kohe avastasin selle. Ma ei tea, mis ta plaan, nagu lõplik plaan oli. Ma arvan, ta lõplik plaan oli lihtsalt ära kaduda. Tõenäoliselt. Aga ma sain seda teada ja ma kohe helistasin talle ja ütlesin, et ära ütle mulle vastu mitte midagi. Ära palun kommenteeri mitte midagi. Kiire tagasikanne tunni aja jooksul minu kontole. Lähen muidu kohe teen avalduse. Ja siis ta midagi seal veel vingerdas ja mis asja, see info ei ole õige. Ma ütlesin, ära räägi, ma ei kuula sind. Nagu sul ei ole ühtegi fakti, vaata. Ja siis voila tuligi tunni aja pärast ülekanne. Ega nüüd sai natukene pulli ka. Ma andsin auto ju sellele kutile otse tagasi. Ja siis tekkis uus probleem, et ta tahtis oma 500 eurost käsiraha kätte saada. Ja ma ütlen ausalt, ma ei tea, kuidas see lõpuks lõppes, aga ma olen suhteliselt kindel, et seda talle kandikul kindlasti tagasi ei pakutud. Ehk siis skämmer, kes jäi miinusesse võib-olla oma skämmiga. Tema siis tegutseb Tartu kandis ja Peipsi äärest pärit. Ma jätan täisnimed ütlemata, kui kellelgi on nagu olukord sarnasele kirjeldusele vastava inimesega, siis loomulikult võib mulle kirjutada, eks ole. Esimene oli siis pereema Paidest, blondide juustega 30-ndatest, teine oli siis Eesti nimega härrasmees Tartust ja Peipsi äärest ja saamegi minna kolmanda skämmi juurde. Kolmas skämm, mis siis juhtus, kusjuures sellel talvel vist või? Sellel sügisel, nii-öelda 2025 sügisel. See toimus Setomaal ja hilisõhtune aeg, hästi hilja oli, 23.00 äkki oli kell. Ja mulle pakuti ühte väikest kaubikut või siis ütleme Kangood, Renault Kangood, eks ole. Ja päris hea nägi piltidel välja, odav auto, vaata, nüüd on hästi oluline see, et see oli tõesti nagu odav asi, et seal oli nagu ostuhind oli 500 eurot vist või 450 või mingisugune selline. Ja kõik nagu just kui oli ja ma just otsisin rendiautosid juurde. Sellel hetkel mul oli ootel, mitu klienti oli vaja rendikaid kiiresti leida. Ja leppisin kokku, läksin vaatama, vaatamine toimus Meremäe kandis kuskil, ma enam küla nime praegu peast ei mäleta, ma leiaks, ütleme selle koha ülesse.
ja tuligi üks siuke täitsa normaalne vend, lõbusas tujus seal enda talu ees. Näitas, sõitsime, no kurat, jumala hea asi 5 soti eest või 450 euro eest. Ilma suurte vigadeta mingid asjad nipet-nämpet teha, suurt roostet pigem polnud ja nii edasi, eks ole. Ja ma olin taas kord üksi, no ma käin hästi tihti üksi vaatamas ja siis lähen järgi lihtsalt teisel hetkel, eks ole. Ja siis, aga põhiteema oli see, et ta algusest peale ütles, et ülevaatus oli lõppemas, eks ole. Mul oli hästi oluline see, et saaks selle uue ülevaatusega. Ja ta ütles algusest peale, et talle sobib, et meil kogu see diil oligi sellele üles ehitatud, tema teeb ülevaatuse ka ära. Ja siis ma ütlesin ka, et vaata, et davai, et ma niikuinii kohe ära ei saa viia, see on sinu jaoks ju hea, et sa saad siis tegeleda selle ÜV-ga. Ja diil oli selles, et ma maksan talle siis selle ülevaatuse eest ikkagi nagu veits rohkem, et tal ma tasuta tööd ei taha, vaata, ei ole aus, tähendab sellises olukorras. Ja siis me leppisime mingi hinna kokku. Ma ei mäleta, kas see oli 75 eurot või 100 eurot. Et ühesõnaga see auto oli siis kas 525 või 550 või mingi siukse hinnaga oli lõpuks. Ja ma maksin talle selle ära, mulle väga ei meeldinud see, et see raha läks Revoluti või sinna. Mul ei tulnud Paysera äkki oli, Paysera. See oli nagu veits siuke kahtlane, et okei. Maksin talle ära, surusime kätt, ma ju kohtusin inimesega, eks ole, nimed, asjad kõik teada, ühistuttavad isegi olemas, seal mingi, on seal Võru kandist üks ühine tuttav ka. Ja läksin minema. Ja olin suht rahulik alguses, et mul ei olnud niikuinii aega järgi minna kohe ja tema ei teinud ka seda ülevaatust kohe ära ja siis mingi hetk hakkasin nagu vaikselt torkima. Et kuule, et ma nüüd tegelikult nüüd vaikselt tahaks järgi tulla, et kuidas on, et homme ülehomme äkki või sellest siis oli mingi, ma ei tea, 5 või 7 päeva möödas. Ja tegelen ja uurin ja lähen ja no ma näen ju registrist, et ülevaatusel pole käidud, läbi pole kukutud ja tehtud ka ei ole, eks ole. Ja siis need lubadused nagu läksid kogu aeg edasi. Mingi hetk ütles mulle, et täna lähen, siis ta ikkagi ütles järgmine päev, et eile ikkagi ei saanud minna. Hästi erinevad vabandused, küll läks tööl kauem ja küll oli keegi haige ja ma ei täpselt detaile ei mäleta, aga siuksed nii-öelda seinast seina erinevad põhjused. Ja siis mingi hetk läks asi nagu päris naljakaks, et ta teatas mulle, et tal on tänaseks kõik kokku lepitud. See oli pühapäevane päev. Aga minu hinnangul, mina ei leidnud, tähendab, et Võrus mõni ülevaatuspunkt pühapäeviti töötaks. Võib-olla töötab, aga ma ei leidnud. Ma ütlesin ka talle, et mis ülevaatuspunkti sa muidu täna lähed, et nagu need, mis mina vaatan netist, et need ei ole täna lahti, et keegi tuleb sinu pärast siis tööle või kas nii saab üldse teha või ma ei tea seda, eks ole. Ja siis nagu oli juba mul selge, et okei, midagi on nagu nihu, midagi on nagu valesti. Ja siis läks veel paar päeva mööda, ta oli väga aktiivselt suhtles, hästi palju kirjutas ja tema homme teeb ja täna teeb ja tegeleb olukorra lahendamisega. Ja siis mingi hetk ma vaatan, et sõiduk on registrist kustutatud kui lammutatud sõiduk. Ma olin nagu, et okei, selge, see auto ei jõuagi ülevaatusele ja minu kätte ka kohe kindlasti mitte. Kirjutasin talle, et kuule, et siin on nagu midagi nüüd valesti läinud, et mis nüüd juhtus, eks ju. Oi kurat, pikem juht, siin selgus igasugu asju ja no kurat, ütle siis mulle, võib-olla ma ikka tahan seda autot, et kui ongi mingi, ma ei tea, ÜV avastab mingi vea, lepime kokku midagi, eks ole, ma tegelen kogu aeg sellega. Ei, see oli pressi jälle läinud see auto siis nii-öelda, jumala korralik auto oli minu arust, ma ei tea, minule proovisõidul sobis nagu väga hästi. Ja siis ma ütlesin, et okei, tegelikult nagu pole vahet, aga kanna raha palun tagasi. Ja, kannan. Ja oi, sellega läks aega, küll ta otsis mingeid vabandusi, tegin kande ära, tavaline skämmeri teema on see, et ma tegin ära, ma ei tea, miks on kohal, see on mu lemmik vabandus, nagu minge kuu peale selle jutuga aastal 2026. Sõbral palusin teha, sõber teeb pärast tööd, pean panema raha sisse, siis saan teha, saaks anda täna sula, kellele anda, mingid täiesti. Ja lõpuks siis hakkas vaikselt tilkuma seda raha tagasi, mingisuguse 50–100 euri kaupa, ilmselt lootuses, et ma väsin ära ja ei küsi mingi hetk enam. See oli tõenäoliselt mujalt laenatud see raha, tundus vähemalt niimoodi. Ja lõpuks tilgutati see summa täis, kui ma olin muutunud juba väga tõrksaks ja öelnud, et ma ei jäta tema isikut elu sees saladuseks, kui siuke vend tegutseb Eesti kasutatud autode turul, et nagu unusta ära, eks ole.
ja siis suures, ma ei tea, tuhines lõpuks ta kuidagi, aga see kõik kokku venis nagu mitu nädalat. Minu arust 6 aega läks kokku umbes see auto vaatamise hetkest kuni raha tagasi saamise hetkeni. Sain taaskord tagasi kõik raha, nagu ka esimese ja teise skämmeri puhul. Nii, Setomaa mehe juures, tema oli umbes, ma arvan, 30-ndates. Ja nüüd me jõuame siis 4. skämmini. Ja selle skämmiga on tänaseni nagu lõplik selgus, inimene väidab ise, et teda hoopiski skämmiti, eks ole. Aga ma ei usu seda. Aga kuna ma jätan täisnime ütlemata, siis ma võin vabalt rääkida oma versiooni. Sest ma ei tee sellega kellelegi otseselt liiga. 4. skämmer on üks noormees, mees, minust vanem, 40-ndates, tegutseb Soomes ja Eestis ja Soomes, ma täpselt ei tea, Tartu piirkonnas kindlasti, pigem kui Eestis on. Ja pakub aeg-ajalt mingeid autosid Soomest, müüb ka vist Eestis mingeid autosid ja pakkus ka mulle 3, tähendab, ta pakkus mulle väga paljusid autosid, aga need pakkumised ei olnud nagu liialt ahvatlevad, aga üks hetk järsku tuli 3 autot järjest, mis kõik olid siuksed, et ma vaatasin, et davai, neid on mul vaja. Neist omakorda üks oli siukene, suht nagu tavaline klassikaline ostuhind. Üks oli üks mingi puu all vedelenud mullakihi all olev Škoda Octavia, mis oleks ideaalne projekt olnud videosse. Ja 3. oli siis nagu maru värske auto, mingi 2020-2021 aasta Kia Picanto. Ilusti pildid kõikide kohta, eks ole. Aga nagu mingid asjad olid tegelikult algusest peale imelikud, et ta väitis, et need autod on Soomest, tõstetakse kõik ühest kohast peale. Samas aga nagu Kia Picantot müüs nagu Turkus olev kohtutäitur. Aga need teised autod olid nagu Helsingis, Vanta piirkonnas. Et veits nagu imelik, et kas see Turkus müügis olev auto viidi siis vahepeal nagu niisama Vanta või ma ei tea. Mul tundus nagu veits imelik, ma ei saanud aru, et samas kohas oleks pildid tehtud, auto nagu reas seisaks, eks ole. See puu all olev Škoda oli üldse nagu väga imelike piltidega. Aga hinnad olid suhteliselt odavad ja loomulikult ma talle kogu raha ette ei maksnud, aga fakt on see, et Soomest sulle keegi autosid ausõna peale ei too. Seda ma võin oma kogemusest öelda. Selleks, et sa midagi Soomest kätte saaks, on ikkagi minimaalselt vaja transport pluss ettemaks. Ja pigem on vaja kõik ette ära maksta, eks ole. Ja see oli isegi nagu hea, et kõik käib ette ära maksma. 1500 eurot sai mult kokku 3 auto eest. Ja ta nagu oli eksisteeriv inimene, selles mõttes, et ma tuvastasin ka mingeid seoseid meie vahel. Ma sain aru, et ta nagu mingi robot ei ole selles mõttes, et ta on olemas. Isegi nagu tema mingi endist töökohta tean näiteks ja nii edasi. Ja alguses ütles mulle kohe, see oli aprilli lõpp. 30. aprill kusjuures oligi. Et umbes, et täna jõuab veel peale panna. Ja homse jooksul jõuavad juba kohale. Ja transport oli hästi odav, nagu väga odav. Ja mul nagu tundus imelik see, et soomlane, mingi kohtutäituri büroo töötab 30. aprill hilisõhtul, ütleme selgelt pärast tööaega. No okei, kes teab, võib-olla see juba võeti sealt ära ja keegi teine nagu haldab seda autot juba. No ma ütlesin talle ise kohe alguses, et ma ei usu, et need autod homme kohale jõuavad, reaalselt ma ei usu. Et ma olen Soomest päris palju tellinud, et nagu niimoodi nipsti ikka need asjad nagu Tartusse ei jõua. Raudselt on veel Tallinnas mingi peatus ja mingi laadimine ja mida iganes. Ja no järgmine päev selguski, et no ei jõua, eks ole, aga et võib-olla homseks jõuavad laupäevaks. Okei, väga tore, võin laupäeval ka järgi tulla. No ei jõudnud laupäevaks ka, ma ütlesin, tead, take it easy, ma teadsin kohe, et need ei jõua nagu 2 päevaga, et vaatame järgmine nädal uuesti olukorrale otsa, et las nad nüüd tegelevad ja toovad need ära. Ja võib-olla nad ju kasutavad mingisuguseid koorma peal olevaid tühjasid kohti, et odavamalt saada või mida iganes, eks ole. Ja lugesin veel sõnad peale, et vaadaku, et kindlasti oleks dokumentatsiooniga kõik okei, et vastasel juhul ma hakkan vinguma, nagu ma ei taha välja osta, kui ma ei saa arvutosid vormistada enda nimele. Ja kõik saab väga hästi kontaktis kogu aeg, iga kord võttis vastu, kui helistasin, hästi palju kirjutas kohe vastu, kõik toimis, eks ole, selle koha pealt. No siis nagu läks edasi ja no ei tule autod, järgmise nädal lõpp oli juba käes, eks ole, reede peal lõuna. Ja ma olen nagu, ma arvan, et ma olen nagu keskmisest veits parem niukene igast tausta uurija ja siukene
jõuan oma mõtetega tihti nagu ette sellest teisest poolest ja siis ma loomulikult tõmbasin Soomest mingi tasulise väljavõtte ja ma nägin, et see Kia Picanto on omanikku vahetanud. See tundus imelik, et oot, miks nad nagu teevad nagu lisatoimingu, eks ole, kui noh, võib-olla teevad, aga võib-olla mitte. Aga see tundus nagu vähe imelik, sest et seda omaniku vahetust ei olnud sellel hetkel, kui me esimest korda sellest autost rääkisime. See omaniku vahetus tekkis pärast seda, kui me olime sellest autost esmakordselt rääkinud. Ja see tekitas nagu küsimust ja uus omanik oli Soome nimega eraisik. Ehk siis nagu mitte mingi Eesti firma või nagu mingi Soome ettevõte või vahendaja. Nagu Soome nimega eraisik. Täitsa tavaline eraisik, kes elab Turkus. Okei. Kirjutasin kiiresti talle, et viisakalt, et kas saad jagada veits infot, et tahtsin uurida, kust said ja nii edasi. Ja kirjutasin talle, et kuule, et stopp, et nagu mingi kamm on, et see auto on müüdud Turkusse maha nagu mingile, mis iganes Kristjan, oligi Kristjani nimeline Soome kutt, vaata. Ahah, mis asja? Mis mõttes? Noh, tõmbas nagu kohe, hakkas nagu jätma muljet, et ta ei tea sellest midagi, eks ole. Ja siis ta ütles, et ta uurib asja kohe, eks ole. Ma ütlesin, no uuri jah, aga nagu see auto ei tule Eestisse, vaata. Et ma loodan, et sa ei ole ise nagu seda ettemaksu kuhugi mingi musta auku pannud, eks ole. Ei, meil on seal koostööpartner ja kohe uurin ja tegelen ja siis helistas mulle hästi entusiastlikult tagasi ja teatas, et ta läheb hoopiski ise Soome ja ajab need asjad korda. Sest ma olin tal enne seda pakkunud, et ütle mulle aadress, ma lähen toon ise ära, nagu võtame selle transpordi hinna maha, ma olen Soomes korduvalt käinud, mul jumala suva. Ma lähen toon neist 3-2 autot ühe päevaga ise ära Tallinnasse noiustada, vaata. Ja see ei sobinud talle, mingid aadresse ega mingid pick-up pointe ta mulle jagada nagu ei jaganud, eks ole. Et tema läheb ise hoopiski Soome ja asjad korda. Ma ütlesin, tead, ei ole oluline, ma ei viitsi oodata, kuni aetakse mingeid asju kuskil korda. Et fakt on see, et need autod ei tule. Ja me saime ise ka petta, seal on mingi vend on kuskil vahel ja see tegi seal mingit jama ja ma ütlesin, okei, aga nagu see mind ei huvita tegelikult, eks ole. Mõnul on kokkuleppe sinuga, nagu tegele selle poolega ise. Et ühesõnaga kahju tunnistada, aga tee palun tagasi kanne ja kanna korstnasse see diil nii-öelda. Ja. Ja siis nagu sama päev juba ütles mulle, et me saime ise raha kätte. Nad olid meile varem ka võlgu, me saime 3000 eurot kätte. Ma ütlesin, et okei, väga tore. See on väga hea, et te saite ise kätte. Aga mina tahaks ka nüüd kätte saada. Kuule jah, me tegeleme asjaga, et mul on vend on Soomes ja ta läheb, paneb selle automaadist sisse. Ma ütlesin, et oota, see kõlab juba väga halvasti, see kõlab nagu te vend mingi hetk läheb, paneb kuskil automaadist sisse ja siis vaatame edasi, et oota, stopp. Nüüd on nagu kiiresti vaja teha, saad aru. Teil on see raha käes, eks ole. Et kas nagu ülekannet ei saa mitte keegi teha või? Anna see sula pärast sellele inimesele. Ei, mul ei ole jah. Ma ütlesin, okei. Aga mul on sõber Joosep Soomes. Et ma helistan Joosepile, et viige Joosepi kätte. Võib-olla Joosep tuleb isegi vastu kuhugi, eks ole. Et kas annan Joosepi numbri või? Ei, ta juba paneb. Ma mingi, kas ta paneb, kas ta varsti paneb või ta pani? Pani juba pani, raha on juba arvel. Ma ütlesin, okei, väga huvitav. Nüüd järsku väga ruttu sai raha ikkagi arvele, juba kõne jooksul isegi sai raha arvele. Ma sain aru, et nagu haiseb see asi, vaata, et siit ei tule nagu midagi head, et siin on, nüüd on nagu mingi teema, vaata. Ja järgmisena ma ütlesin talle, et okei, tee mis sa tahad, aga mul on sulle ainult üks asi öelda. Mul on sulle pakkuda Soome konto, minu sõbra oma. Mul on sulle pakkuda inimene Soomes, kes on nõus sula vastu võtma. Mul on sulle pakkuda Eesti konto ja mul on sulle pakkuda teine Eesti konto. Sina vali, kuidas sa teed. Aga mind muu ei huvita, kui täna järgnevate tundide jooksul on see raha üle kantud. Saad aru? Ja, ma saan. Et see jõuab kindlalt kohale. Et Soomest kogu aeg, Soomest jõuab. Ma ütlesin, palun vaata siis üle, et sa teeksid välkmakse, et sa ei sisestaks midagi valesti. Et mitte midagi ei oleks nihu. Ja ta tegi Soome kontolt jutu järgi kande, aga mida ei olnud, oli raha. Ja seda raha ei olnud ka esmaspäeva hommikul ega esmaspäeva lõunal. Ehk siis tõenäoliselt ta seda ikkagi ei teinud. Saatis mulle mingisuguse maksekorralduse koopia, mis oli võib-olla mis salvestatud maksest äkki tehtud või saab seda tagasi võtta või ühesõnaga.
aga kuna ma nagu karjusin edasi nädala alguses, siis ilmus see raha ikkagi järgmise nädala, aga ma nüüd peast ei mäleta, kas ta tuli esmaspäeva õhtul või tuli ta teisipäev, kolmapäev. Ma arvan, et ta tuli teisipäeval. Ehk siis reedel seda ülekannet mina ei näe, et mul oleks tehtud, see peaks olema hiljemalt esmaspäeva enne lõunaks sellisel juhul kohal, aga tegelikkuses võiks olla reedel kohal ikkagi, kui inimene teeb selle aegsasti. Nii nagu ta ütles mulle telefonis, eks ole, või kui tal oligi reaalselt probleem, siis oleks võinud Soome panka kanda, ma pakkusin talle, et see võimalus on ka olemas, andku mulle teada, mida ta soovib. See oli siis 4. skämm, kus ma sain taaskord kogu raha tagasi, aga kulutasin rävedalt aega tema tagaajamise peale või noh, ta ei olnud tagaaetav, ta võttis vägagi vastu ja vastas mulle, eks ole, aga see kommunikatsioon oli mõttetult ära raisatud nädal. Ehk siis jällegi õppetund, järgmine kord natuke põhjalikum taustakontroll, sest kui ma süvenema hakkasin, siis ikkagi hakkas kooruma selle tüübi kohta mingeid asju, mis mulle ei meeldinud. Kas ma alguses, ma oleks võinud seda ilmselgelt teha, aga ma võtan kogu aeg riske, kui ma ostan autosid, eks ole. Ja need riskid ei ole nagu ülemäära suured riskid, nagu näha, ma olen kõikide 4 skämmi rahad saanud tagasi. Mitte ühtegi eurot ei ole puudu jäänud, see on ka nagu oluline. Et kurb on lihtsalt, päris palju aega on nende asjade peale läinud kokku. Prooviks edaspidi vältida. Järgmine kord ma kindlasti tahaks näost näkku kohtuda, mõned lisaküsimused küsida, võib-olla mingisugune eelleping teha näiteks või fikseerida ka kirjalikult ära. Aga noh, ma sain teada, et antud inimese, Tartu on väike koht, vaata, ma leidsin kohe üles kontakti, kes oli tema eelmine tööandja ja tema eelmine tööandja ütles mulle, et tal tõenäoliselt on reaalselt nagu erinevad võlad kukil, et teda töö juurde tuli ikkagi pidevat informatsiooni tema erinevatest võlgnevustest, et ma ei täpsustanud küll, kui palju ja kellelt. Aga ma sain aru, et tal võib vabalt olla see, et tal ei olegi võib-olla näiteks Eesti kontot. Ma ei tea, võib-olla talle on see arestitud, eks ole. Ühesõnaga, võtke kõik siit kaasa mõni õppetund, ärge teie niimoodi tehke. Auto peab olema vormistatav, autol peavad olema dokumendid, sa pead tehingut tegema auto omanikuga, või peab olema autoomanik volitanud ametlikult siis teist inimest selleks, eks ole. Tehke see tehing lõpuni, ärge jätke autot niimoodi, et vaatad üle, annad käsiraha ja kunagi ostad, sealt saab kohe hakata mingisuguseid skeeme punuma. Ehk siis minu poolt võib tõmmata otsa kokku, ma usun, et on õpetlik video ja kohtume varsti jälle minu poolt, tšau!